Noorem veebel Aigar Mätliku tabas juba õige noore mehena ära tundmine, et riigikaitse on tema jaoks. Kui kaheteenistusega läksin, siis oli soov muidu jääda ületeenijaks. Et siis sai elus korrektuuri tehtud, et mindud ülikooli õppima. Paar aastat seal oldud ja siis sai otsustatud, et tulla skautpataljoni korraks. Et plaan oli esialgu tulla kaitseväkke, teha Afganistani missioon ära ja peale seda reservi minna. Ja läheb 11. aasta. Afganistanis oli Aigar tulejuht, Malis jalaväeülem, täna töötab mees aga õhuväeridades. Kui tavaliselt inimeselt küsida, et mis seostub talle õhuväega, siis on üldjuhul lennukid, midagi sarnast nagu filmis Top Gun, midagi sellist. Aga selleks, et lennukid lendaksid ja oma ülesannet täidaksid, peavad veel 100 inimesed tegema tööd. Ja meie riigikaitse on üles ehitatud 2 sambale. See on ühelt poolt see, mis me teeme ise, iseseisev riigikaitse, ja teine on see, mida teevad liitlased, mida me teeme liitlastega koos. Ja õhuvägi toetab neid mõlemaid. Nii et ühelt poolt me näeme taevas liitlaste lennukid, aga teiselt poolt me osutame igasugust toetust neile ja tegeleme ka näiteks oma õhuruumi seirega ja õhuoperatsioonide juhtimisega. Õhuväe koosseis on 2 üksust. Kõigepealt õhuseiredivision. Nemad tagavad selle, et me teame, mis meil õhuruumis liigub. Õhuväe teine suurem üksus on lennubaas. See on sealt, kust lennukid siis stardivad, kus neil hooldatakse, tangitakse ja võetakse vastu ka sõjaväekaupa. Ja lennubaas on nagu üks suur linn, kus on hästi palju teenistusi, igal ühel on oma funktsioon. Üks selle linnaku toimimiseks vajalik amet on tuletõrjuja. Just seda tööd teeb Aigar. Praegult olen Ämari õhuväebaasis tuletõrje autojuht. See ongi võib-olla selline kutsumus või tahe, et seal võib-olla see palk või see, et sa mingi nädalate kaupa või kuskil väljas vihma käes magama, et ei ole meeldiv ja mugav, aga miskipärast ei taha sealt ära ka minna sellest keskkonnast. Aigari pühendumust kaitseväele pole kõigutanud seegi, et teekonnal praegusesse ametisse õhuväes jõudis mees surmasuust läbi käia. Malis vastasmeeskond, siis enam-vähem keskelt läbi neil on korraldatud ühe suurema rünnaku aastas. Et ei opanud. 22. juulil 2019. aastal korraldasid 3 enesetapu terroristi autosse paigutatud isevalmistatud lõhkekehaga baasile rünnaku. Kalastnikovi tuli, aga automaat tuli võttis tähelepanu enda peale, mis andis autojuhil natuke liikumisvabadust või sellist aega meile lähemale saada, enne kui ta õhkas ennast. Peale seda hakati kogunema haavatud kokku ja mina sattusin üldse auto peale rühmaülema käsku, kui mul otsa vaadati ja öeldi, et mine sinna, kus on haavatud. Et me ise ei saanud aru, et midagi oleks väga viga. Üllatud naljakas on see, et kui me 5 kuud seal juba ära olnud, siis prantslased mitte keegi ei oska inglise keelt. Peale plahvatust järsku kõik oskavad inglise keelt rääkida. Ja selline huvitav koht. Haiglas selgus, et olukord on palju raskem, kui esmapilgul tundus ning Aigar viidi kiirelt lõikusele. Opereeriti kätt ning peast võeti pommikild välja. Seejärel viidi vigastatud sõdurid Prantsusmaale. Ja ülejäänud kõrvaoperatsioonid, mõlemad kõrvaoperatsioonid tehti juba Eestis. Et seal lihtsalt tuvastati mõlema kõrvakahjustus ja et mõlemad kuulmiskiled on puru ja igapäevaselt toimetada kasutan kuulmisaparaate mõlemas kõrvas. Kuulmine on selline huvitav asi, mis ei taastu. Et kui see on korra läinud, siis ainuke, kuhu ta liigub, on tullemaks. Et tagasi seda ei saa, seda mulle öeldi suhteliselt algul juba ära. Et mida kiiremini lepid, seda lihtsam on elada. Tuleb igast jamast midagi positiivset üles leida.
Kaitseväes vigastatud võtab oma tiiva alla Karolin Illenseri fond, mis pakub tuge ja toob sarnase elukogemusega sõdurit kokku. Fondi haridustoetust on saanud ka Aigari poeg, kes käib tragilt nii jalgpallis, ujumas kui robootikas. Õnnetus muutis ilmselt kõige rohkem see, et ma tulin maaväest õhuväkke seda õppida ja kohaneda sellega, et võttis omajagu aega. Aigari kuulmine ei ole kunagi enam endine. Juhtunu ei murdnud aga mehe vaimu ega töötahet ning ta on jätkuvalt väga vajalik lüli meie riigikaitses. See on üks suur pilt, mis koosneb erinevatest pusletükkidest ja see on pildina nähtav ainult siis, kui kõik tükid on omas paigas. Ja nii on ka õhuväes, et iga asi peab funktsioneerima selleks, et meie õhuruum oleks kaitstud, et vajadusel meie liitlased saaksid õhku tõusta ja meie õhuruumi kaitsta. Meie õhuruum on 24/7, 365 päeva aastas kaitstud.